süüdistustes õigeks. Lugeda menetluskulude hulka 19 000 eurot, 186 eurot, 74 senti, mis tekkis seoses Alesprojekti kaitsmisega Margus Kurmi poolt. Mõista see summa Eesti Vabariigilt Alesprojekti kasuks välja, jätta Eesti Vabariigi kanda varem menetluskulude hulka arvatud 100 eurot 65 senti, mis kulus seoses 4 inimese kohtusüütluse andmiseks käimisega. Otsuse peale saab esitada kirjaliku apellatsiooni Tartu ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse kuulutamisest, et see tähendab alates 15. jaanuarist 2019. Apellatsiooni õigusest võib loobuda kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse, võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi kriminaalmenetluse seadustiku 15. peatüki kohaselt. See tähendab, et 15 päeva jooksul alates tänasest tuleb esitada kirjalik määruskaebus Tartu maakohtu Võru kohtumajale. Nii, palun võtke istet, ma selgitan, miks ma sellise otsuse tegin. Olgu siis kõigepealt meenutuseks öeldud, et Alesprojektil esitati süüdistus selles, et ta kohtles 2015. aasta algusest kuni 2017. aasta kevadeni Krabi kooli direktorina selles koolis ja kooli õpilaskodus 18. korral kehaliselt vääriti 11 selle kooli õpilast. Süüdistuskonnas prokurör 5 süüdistusest loobus. Järgi jäi süüdistus 13 väärkohtlemises. Ma ei pea praegu siin kuulutamisel vajalikuks ja põhjendatuks hakata lahkama kõiki neid 13 süüdistust. Toon välja siis eeskätt üldised kaalutlused, mis õigeksmõistva otsuse tegemise tingisid ja siis täpsemalt on võimalik iga süüdistuspunkti osas lugeda otsusest. Käesolevas asjas olid potentsiaalseteks tõenditeks suures osas ütlused. Tõsi, kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 61 kohaselt ei ole ühelgi tõendil ette kindlaks määratud jõudu ja kohus peab hindama tõendeid nende kogumis oma siseveendumuse kohaselt. See norm peab aga silmas konkreetses asjas esitatud konkreetseid tõendeid. Ta ei tähenda seda, et kõik tõendiliigid kui sellised on ühesuguse usaldusväärsusega ja nii ongi õiguskirjanduses märgitud ütlustega seoses järgmist. Mingi asjaolu täpne mäletamine ei ole mitte reegel, vaid erand. Ütlused on küll praktiliselt kõige tähtsam, aga samas ka kõige vähem usaldusväärne tõendiliik kriminaalmenetluses. Kohtute poolt ütlustele tihtipeale omistatav tõeväärsus ei ole kooskõlas ütlusi puudutavate psühholoogiateaduste arusaamadega. Eelöeldu ei tähenda loomulikult seda, et ütlused on tõendina üleüldse kõlbmatud. Mõningatel juhtudel saab neile omistada piisava või isegi väga suure usaldusväärsuse. Riigikohus on ütluste usaldusväärsega seoses märkinud järgmist, tuleb hinnata nende elulist usutavust, mida detailsemad nad on, seda tõenäolisem on, et nad on tõesed, arvesse tuleb võtta ka seda, kas ütlused süüstavad või võivad süüstada ütluste andjat ennast. Õiguse ja psühholoogiaalases kirjanduses on ütluste usaldusväärsuse hindamise osas peetud oluliseks järgmisi kriteeriumeid. Loogilisus, korrastamata ja hüplik kirjeldus, mille vastand on piinlikult täpne kronoloogia järgimine, detailirohkus, ajalooruumilised seosed, sündmuste käigu kirjeldamisel tekkivate raskustele lahenduse pakkumise, kirjeldusest välja jäänud sündmuste selgitamine, kõrvaliste üksikasjade kirjeldamine, ütluste andja enda psüühikat puudutava kirjeldamine, oma ütluste spontaanne täiendamine, mälulünkade tunnistamine, iseendale kahjulikest asjaoludest kõnelemine ja nii edasi. Samuti tuleb arvesse võtta ütluste andja võimalikke motiive. Riigikohtu praktika kohaselt tuleb hinnata ka ütluste andja isikuomadusi, puutuvalt ütluste andja usaldusväärsusse nii-öelda iseenesest on õiguskirjanduses siiski märgitud, et mitte kedagi ei ole alust pidada läbinisti usaldusväärseks või mitte usaldusväärseks, kuivõrd täiesti kindlasti ei ole võimalik kohata sellist inimest, kes alati tõtt räägiks või kogu aeg valetaks. Seepärast saab ütluste andja usaldusväärsus per se olla üksnes abistav asjaolu hindamaks ütluste usaldusväärsust. Enamik tunnistajaid või kannatanuid on praeguses asjas alaealised, täpsemalt teismelised. Sellega seoses tuleb märkida järgmist. Ehkki minevikus on alaealisi peetud mõningatel puhkudel tunnistajatena juba iseenesest mitte usaldusväärseks, on viimasel ajal jõutud arusaamale, et selline seisukoht ei ole põhjendatud, seda vähemalt siis, kui tegu ei ole päris väikeste lastega. Samas aga mööndakse, et laste ütluste usaldusväärsuse puhul on küsitleja roll olulisem kui täiskasvanute küsitlemisel ja laste ütlused võivad grupidünaamiliste mõjurite tõttu osutuda täisealiste omadest tihedamalt vääraks niinimetatud massisüüdistusasjades ehk olukordades, kus
hulk lapsi süüdistab kedagi, näiteks lasteaiakasvatajat või õpetajat. Samas tuleb veel kord toonitada, et praeguses asjas ei ole tunnistajad kannatanud mitte mõneaastased, vaid teismelised ja mõned suisa hilisteismeeas. Suuresti on tegemist sõna vastu kriminaalasjaga. Sellises olukorras tuleb Riigikohtu hinnangul hinnata ütlusi eriti hoolikalt. Sõna vastu situatsioonid pole üksnes sellised, kus üks isik väidab ühte, teine teist, aga ka olukorrad, kus kellegi väidetele esitavad vastupidise versiooni mitu nii-öelda ühes laagris asetsevat inimest. See tähendab, et ka niisuguses olukorras ei saa lähtuda suisa kriitikavabalt või üksnes vähest kriitikat ilmutades sellest, et tõde on see, mida kõneleb rohkem inimesi. Väga paljude lastest kannatanute või tunnistajate ütlused on napid. On kõigiti võimalik, et see nappus on seletatav unustamisega. Esiteks on väidetavatest kuritegudest möödas circa 2 aastat, mis ühelt poolt ei ole kuigivõrd pikk aeg, aga samas ei saa pidada ka seda väga lühikeseks perioodiks, eriti arvestades ütluste andjate noorust. Teiseks tuleb silmas pidada, et krabikoolis õppisid lapsed, kel tekkisid teistest koolidest probleemid. Need probleemid tulenesid tihti laste keskendumisraskustest. Seetõttu on võimalik, et lapsed ei mäleta sündmuste üksikasju just seetõttu, et nad ei ole suutelised oma tajutavate juhtumiste detaile tähele panema või meeles pidama. Kolmandaks, nagu öeldud, inimese mälu on ebatäiuslik. Seepärast on mõeldav see, et lastel tõesti ongi meelest läinud üksnes mõningad aspektid mingist nende kogetud sündmusest. Ja meeles on üksnes kõige olulisem, ehk siis see, et Ales Prenk kedagi kusagilt sakutas või lõi. Sekundaarse tähtsusega asjad aga võivad tõepoolest siis ajapikku meelest ära minna. Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 7 lõige 3 aga sätestab, et kahtlused süüdistatava süüdiolekus tuleb tõlgendada tema kasuks. Seepärast peab küsima, kas on täielikult välistatud, et äsja öeldu siiski vähemalt täiel määral ei kehti ja lapsed ei kõnele vähemalt täielikult tõtt, ehk siis valetavad. Et see, ehk siis valetamine täielikult välistatud olla ei pruugi, viitab see, millest ma nüüd paar minutit tagasi kõnelesin. Eeskätt saab tugineda laste paljude ütluste lühidusele, lünklikkusele, detailinappusele. On mõelda, et nad soovisid Ales Prenki süüstada ja mõtlesid välja valed selle kohta, et direktor kohtles neid kehaliselt vääriti. Seejuures piirdusid aga nad üksnes põhilisega, see tähendab teo endaga, see tähendab sakutamise või löömisega, ega mõelnud detailide peale. Kui neid aga hakati küsima detailide ja vastuolude kohta, viitasid nad mittemäletamisele või andsid vastuolulisi ütlusi. Täiskasvanud tunnistajaid on asjas vähe. Nende öeldu on üldjuhul Ales Prenki jaoks soodne. Ka on nende ütlused enamjaolt detailsemad ja vähem vastuolulised kui laste omad. Kindlasti ei tähenda täiskasvanute jutu ladusus seda, et nad räägivad tõtt. On mõeldav, et nad valetavad. Küll aga mõtlesid nad oma vale läbi, et see paistaks tõena. Samas aga võib olukord olla tõesti selline, millele ütluste loogilisus ja detailsus viitab, nad vastavad tõele. Üldjoontes loogiliselt detailsed vastuoludeta on ka Ales Prenki ütlused. Sellega seoses tuleb korrata just äsja öeldud, see ei pruugi tähendada, et Ales Prenk kõneleb tõtt, aga ta võib sellele viidata. Motiiv valetada on ilmselgelt Ales Prenkil, ta tahab süüdistusest pääseda. Ka võib tema puhul täheldada kõigiti arusaadavat motiivi laste kehalises väärkohtlemiseks. Ta soovis lapsi karistada nende üleastumiste eest. Samuti saab vähemalt teoreetiliselt üsna hõlpsasti näha valetamismotiivi täiskasvanute tunnistajate jaoks. Selleks on nii-öelda ringkaitse. Valdavalt on tunnistajate näol tegu Ales Prenki endiste või suisa praeguste kolleegidega, kes soovivad oma ülemust kaitsta. Selline kaitsmise soov võib olla tekkinud solidaarsusest, mis kujunes välja aastate jooksul koos töötamise kestel. Ei saa välistada ka seda, et tunnistajad kiidavad Ales Prenki poolt laste sakutamise ja löömise kui üle käte läinud õpilaste vajaliku kasvatusmeetodi heaks. Eriti ilmne motiiv valetamiseks on tööõpetuse õpetajal Kaido Kaasil, keda samuti süüdistatakse ühes teises kriminaalasjas krabikooli õpilaste kehalises väärkohtlemises. Kõige keerulisem on põhjust valetamiseks näha laste puhul. Samas ei ole see ka täiesti võimatu.
Nimelt on mõeldav, et lapsed otsustasid Ales Brenkile mingil põhjusel nii-öelda kätte maksta. Ales Brenk on jõuline isiksus, kes nõudis korda ja seda tihtipeale küllaltki tungival moel, kutsus lapse enda juurde, et viimasega põhjalikult vestelda. Kindlasti ei olnud sellised vestlused paljudele meeltmööda. Samuti tuleb kõne alla see, et Ales Brenk tegigi mõnele lapsele midagi lubamatut või suisa kriminaalset, näiteks sõimas kedagi või kohtles kehaliselt vääriti. See võis olla ajend teistele lastele valetamiseks, et Ales Brenk tuli neile kallale ja olgu valesti mõistmise välistamiseks märgitud. Kui ka mingisugune kehaline väärkohtlemine oli, tuleb see Ales Brenkile süüks arvamiseks loomulikult ära tõendada. Samas ei saa selle tõendamata jäämine välistada argumentatsiooni, et mingi kuriteo võis Ales Brenk toime panna ja see võis ajendada lapsi mõtlema välja tervet hulka valesid. Nimelt on selline väide ehk esmapilgul üllataval kombel Ales Brenki jaoks kasulik. Ehk see on vaja esitada kriminaalmenetluse seaduslik paragrahv 7 lõikes 3 tulenevalt ehk siis indubio pro reo põhimõttest lähtuvalt. Mõningaid lapsi võis ehk valetama ajendada ka mõtlematu uudisimu või põnevus, neil võis olla huvitav minna politseisse ja seal direktorit süüstada. Viimaks ei saa jätta viitamata ka sellele, millest ma kõnelesin niinimetatud massisüüdistusasjadega, grupidünaamikaga. Kui keegi nii-öelda otsa lahti tegi, läksid tema sõbrad asjaga kaasa. Olgu öeldud ka paar lauset ütluste andjate isikute kohta. Kõigepealt tuletan siiski meelde, et inimese usaldusväärsus iseenesest ei ole määrav argument tema uskumiseks või mitteuskumiseks. Vaid üksnes üks, mitte ülearu kaalukas kriteerium paljude hulgast tema ütluste usaldusväärsuse kõikehõlmaval hindamisel. Ales Brenki taust on laikmatu. Tegemist on 20-aastase staažiga tunnustatud pedagoogiga. Ka ei ole menetluse käigus ilmnenud mingeid nii-öelda plekke täiskasvanud tunnistajate osas. Lastega on lugu mõneti keerulisem, nagu juba märgitud. Nende näol on tegemist õpilastega, kes ei saanud tavakoolis hakkama. Probleem ei olnud mitte nende intellektis, vaid sellest, et nad rikkusid erineval moel koolikorda. Seetõttu on nende puhul vähemalt teoreetiliselt nii-öelda tavaõpilasest tõenäolisem, et nad valetavad, sealhulgas koolidirektori kohta. Ka on täiskasvanud ütluste andjad väitnud mitme õpilase kohta, et tegemist on nii-öelda suure valetajaga. Laste usaldusväärsus kõneldes ei saa jätta kuidagi viitamata sellele, millest kõneles üks kannatanu. Ma seda nime siin praegu ütlema ei hakka, see on osalistele teada. Ta ütles nimelt, et rääkis politseile ühe teise kannatanu kehalisest väärkohtlemisest selle teise kannatanu palvel. Tegelikult sellist väärkohtlemist ta ei näinud ja talle jäi mulje, et seda aset ei leidnudki. Teoreetiliselt tuleb kõne alla, et see kannatanu oma eelneva valetamise kohta valetas. See tähendas, ütles tõele mitte vastavalt, et rääkis politseile valet. Tegelikult aga kõneles politseile tõtt. Näiteks võis Ales Brenk või keegi viimase mahitusel seda kannatanud kohtus valetama ajendada. See on siiski ebatõenäoline, sest esiteks eeldab selline mõjutamine võrdlemisi suurt kriminaalset energiat ja teiseks oleks see kannatanu sellisel juhul ilmselt väitnud, et kogu tema politseile öeldud Ales Brenki süüstav jutt on vale. Seepärast ja juhinduvalt indubio pro reo põhimõttest tuleb eeldada, et kannatanu rääkis oma politseile valetamise kohta kohtus tõtt. Selline asjaolu kahandab minu hinnangul kõigi Ales Brenki süüstavate laste ütluste usaldusväärsust. Nimelt ei saa väita, et nende eelnimetatud kannatanute, ütleme siis machinatsioonid ei tohiks kuidagi puutuda teistesse lastesse. Esiteks tuleb silmas pidada, et tegemist ei ole lastega, kes teineteisest midagi ei teadnud või kes annaksid ütlusi täiesti erinevate asjaolude kohta. Ütlusi andnud lapsed käisid ühes koolis, suhtlesid üksteisega päevad läbi ja andsid kõik ütlusi oma endise kooli direktori vastu. Lisaks kordan, et nii-öelda massisüüdistusasjades võivad laste puhul hakata toimima grupidünaamilised tegurid, et lapsed võivad halva eeskuju ajal kedagi vääralt süüstama hakata. Olgu veel märgitud, et esmakordselt ütlusi andes olid lapsed circa 1,5 aastat nooremad kui kohtus kõnedes. See aga tähendab, et nende noorusest tulenevad nende ütluste usutavuse vastu rääkivad nii-öelda ohufaktorid olid akuutsemad, kui nad olid kohtumenetluse ajal.
Seega saab viidatud kannatanu ütluste alusel püstitada hüpoteesi, et vähemalt mõned lapsed vähemalt mõne süüdistuse osas vähemalt mõningal määral valetavad. Mul ei ole mõtet praegu hakata rääkima sellest, mida tähendab eelöeld iga konkreetse süüdistuse jaoks. Ma nagu juba mainisin, et seda on võimalik siis otsusest lugeda. Aga kokkuvõtvalt on öelda, et valede hulk, mis selle protsessi kestel kohtusaalis kõlas, on tohutu. Ei saa välistada, et valetajad olid eeskätt süüdistatav ja tema endised või ka praegused kolleegid. Mitme episoodi puhul tundub süüdistuses märgitu igati tõenäoline. Samas aga on kõigiti mõelda, et valetajateks olid eelkõige lapsed. Väga paljud laste ütlused on äärmiselt napid või suhteliselt napid ja väga palju esineb erinevat laadi vastuolusid. See tekitab selgeid küsitavusi ütluste usaldusväärsuses. Nii-öelda kirsiks tordil olid ütlused, mille andja kõneles kõigepealt sellest, mismoodi ta üht kehalist väärkohtlemist pealt nägi, ent möönis lõpuks ka ise, et tegelikult on ta selle nägemises kindel nii-öelda 50-50 ja tegelikult ei pruukinud asi nii olla. Veel kord väärib toonitamist, et ütlused kui sellised on võrdlemisi ebausaldusväärset laadi tõendilik ja praegune kriminaalasi seda ka kinnitab. Ühesõnaga, mina ei tea, mis juhtus ja in dubio pro reo printsiip ei võimalda niisuguse olukorras teha mitte ühtegi muud kui õigesmõistvat otsust. Paar sõna ka menetluskuludest. Kaitse esitas tasutaotluse kokku 21 ja rohkem kui 21,5 euro ulatuses. Suures osas pidasime seda põhjendatuks, sest ütluste analüüsimine ja nendega töötamine on ajamahukas, samuti kestid istungid päris pikalt. Mõnevõrra ma kaitsetasu siiski vähendasin, sest analüüsitud on ka neid tõendeid, mis ei olnud asjakohased ja mida ma esitada ei lubanud ja on kulutatud ka päris mitmeid tunde minu hinnangul põhjendamatu määruskaebuse koostamiseks. Aga nagu öeldud, lõviosa taotletud tasust oli põhjendatud ja nagu seadus ette näeb, tuleb riigil see tasu õigeks mõistetule hüvitada. Nii. Ales Frenk, kas te saate aru sellest otsusest? Ja. Et sellest saate aru, et nüüd need konkreetseid süüdistusi puudutava info on siis otsusesse kirjutatud, et sellega teil on võimalik sellisel juhul tutvuda. Nii, aga praegu ma selgitasin siis selliseid üldisi kaalutlusi, et on teil aru saada. Et tegemist on siis sellise olukorraga, kus, nagu ma ütlesin, mina ei tea, mis juhtus. Et ei ole võimalik öelda, et neid tegusid toime ei pannud, aga ei ole võimalik öelda, et need teod toime panite ja niisuguses olukorras tuleb siis teha õigeks mõistev otsus. Kas teil on mingeid küsimusi selle otsuse kohta? Ei. Hästi. Olgu peale. Nii. Kaitse, on teil midagi küsida öelda? Ei ole. Prokurör? Ei ole. Hästi. Aga selge, nii, ja nagu ma ka ütlesin Ales Frenk, et see otsus ei ole jõustunud, et see otsust on võimalik edasi kaevata kõigil siin istuvatel isikutel ja see, mis sellest edasi saab, see ei ole enam minu määrata. Olgu, aga niisugusel juhul on istung lõppenud, otsus antakse kätte ja